Inimene võttis täna kartuleid kasvuhoonest, need, mis ma jaanipäeva ajal sinna maha panin. Ja see on juba teine saak, sest esimese saagi noppisin ma ära kuskil juuni algul. Ja see on kõige parem kartul. Nostalgia pärast ma kasvatangi teda 2 aastat. Ta on nii väike küll ja minul eriti sellel aastal, aga ta on väga maitsev kartul. Väike vere. Natukene väikseks nad mul jäid sellel aastal, aga siis, kui ma olin just meelt heitmas, siis palun väga tulid niisugused kartulid ka ikka nagu päris kartul kohe. Ja ma mõtlesin, vaata seda kartulit. Kõik on ju sama muld ja sama päike paistab nende peale ja sama mina käin neid kogu aeg kastmas ja võt, üks on niisugune ja teine on siis niisugune. Nagu inimesegagi. Kõik elame siin ühise taevalaotuse all, aga ühed on säänsed ja teised on näänsed. Aga kartul on minu lemmikteema ju sellel aastal. Ja mulle meenuski neid tillukesi noppides seal see Quechua indiaanide traditsioon. Nendel pidi niimoodi olema, isegi praegu veel see traditsioon olevat elus, et kui noormees tahab naist hakata võtma, siis tema ema annab miniale kartuli koorida. Aga see ei ole niisugune ilus ümargune kartul, see on selline kinga-känga kõik, muhkline, augline, kõik nii edasi. Ja siis, kui tüdruk saab selle kartuli koorimisega suurepäraselt hakkama, nii et midagi üle aru ära ei võta ja nii et midagi sinna üle aru ka alles ei jäta, siis muidugi pulmad tulevad. Aga kui tüdruk sellega hakkama ei saa, jäävad pulmad ära. Ja seda kartulit kutsutigi mini- ja nutukartul. Kui ma neid tillukesi täna korjasin, siis mõtlesin, need võiksid vist olla Eesti mini- ja nutukartulid. Aga samas meie tüdrukud ja naised vist küll hätta ei jääks. Nemad keedaksid lihtsalt kartulit koorega, sest meie oleme ju nõus sööma ka kartulikoori.